Põletavamad vutiteemad võtab kokku Delfi jalgpallistuudio. Avavile annab Olipet. Ja tervist! Sarnaselt eelmise saatele oleme täna jälle samas formaadis, et mina olen Madis Kalvet, minu vastas istub Andres Ooper. Tere, Andres! Tervitus! Ja jätkuvalt on New Yorgis Eigo Kaljurand. Tere, Eigo! Yo, man! Yo! No, mitut USA-koondist särki sa nüüdseks näinud oled? Kui eelmine kord ma küsin, sa ütlesid, et sa pole ikka linna peal eriti palju käinud ja oled ainult 3 näinud, et kuidas siis vahepeal selles vallas edusammud on? Sama, et ei, ma ütlen, et kohalik, ma arvan, liialt seda särki ikka selge ei pane, et olgem ausad, et siin, et kui on, et MM-i mäng on tulemas, saad aru siis, kui mängupäeval on ühtäkki ikkagi, Saksamaa, Ecuadori särk on terve linn täis, aga see kohalik oma USA särk ikka selge ei pane, et USA siin kohalik New Yorgi see on tunnistab ainult New York Knicksi, mitte midagi muud, et ei ole Giantsit, ei ole ühtegi pesapallimeeskonda, neil on ainult Knicks ja ma arvan, et see, kas see USA siin MM-il mängib, osaleb, see ma arvan neil täitsa savi, et neil on ikka siin linnas on oluline see, et New York Knicks. No, oled nüüd praegu nädal aega USA's olnud, sellest mingi ports aega läks NBA draftile. Mis sa nii-öelda su MM-kogemus üldse on? No päris nädalat ei ole, et ikka natuke kõvasti vähem, aga see... Ära vaidle, et eks mul on, et ütleme 5 päeva olen olnud, nendest 2 olid NBA draftil nüüd ja 2 päeval on mängul läinud, et eks minu see kogemus piirdub vist ikkagi nüüd jääme selle juurde, et New Yorgiga, et siin täna tuleb selline võib-olla rahulikum päev, et see on natuke välja puhata, et see on see vana hea arvamus, et selline puhkuse reis, et tegelikult on siin unevõlg on nii rets, et siin üks päev oli ka, vaata hommikul tegelikult kell 7 teed saadet, siis natuke kirjutad NBA drafti, siis on see draft, siis hakkad seda kirjutama, siis vaatad, et holy shit, et tööpäev on, ma ei teagi, mingi lähes 17-18 tundi lõpeks enne kui magama saad, et mul see, et eile kustusin enne, kui fotograaf oma pildid valmis jõudis ja üles sai, ta läks ka aega, et enne seda ma jõudsin öösel ära kustuda, et istusin need asjad üles, aga jaa, mis ma mis silma hakkab, eks kõik need asjad, millest räägitud on enne MM, et täpselt see asi, et kuidas see ühistransport sinna on, et vaatad, kui ise saad selle meediabussiga sinna, siis vaatad, kuidas inimesed jalutavad kuskil kiirtee kõrval, sest ühtegi kõnnid, et sinna ei lähe, vaatad, kuidas inimesed on pikkades järjekordades ja aga ma ütlen, et kõik, mis on mina ütleks selle, võtaks kokku nii, et kõik, mis on staadioni ümber, kõik see osa, see on nagu selline, nii ja naa, et ma arvan, kogu see fänniala võiks olla parem ja kogu see muu infra võiks olla parem, aga mul see staadion ise, ma pean möönma, et see on ikka lahe staadion, et see MetLife siis, MetLife, et istub kuskil üsna kaugel, kõrgel, tegelikult on ikka kõik asjad on ikkagi üli hästi ehitatud, täpselt selline peopesal on kõik olemas ja kõik asjad toimivad loogiliselt, et selles plaanis vaatamiskogemusena on nagu lahe. Ja muidu korralduslikult ma ütleks, et MM on MM, et siin on kõik asjad ikkagi selles mõttes toimivad, et ma ei tea, et kas või pisi asjad, fotograafid ei pea oma suurt objektiivi kohale vedama, vaid nad saavad seda rentida, korralikud tööruumid, kõik need asjad. Ainus asi võib-olla, mida eeldaks või ootaks, on see, et ma ei tea, ajakirjanik eestegi enam üldse ei hoolitseta. Ma arvan, et ajakirjanikud on nii pahasti kirjutanud, et ma ei tea, et siin mingi pudeli vett peab ka ikkagi ostma ja kõik sellised asjad, et see on natuke totter minu meelest, et ma ei tea, mingi vett või kohvi võiks tasuta olla. See on jälle see vana hea, Rats Kultpeip ütleb, ajakirjaniku ala ei huvita kedagi, et nii ta on, et jah. Aga ma ütlen, eile siis sai seda Ecuador-Saksamaad vaadatud. Ma ütlen, ausalt, et ise ka loll, ega ma ka ei teadnud, et see New York on täis Ecuador-alasi, Ecuadori inimesi. Et see oli ju põhimõtteliselt oligi Ecuadori kodumäng, et ma hiljem sõitsin tagasi taanlasest vabakutselise fotograafiga, kes on siin 14 mängu juba teinud või 13 mängu, et ta käib nagu linnast linna. Siis ta ütles ka, et ta on ta New Yorgis elanud ja tõesti ta natuke seletas, ütles et
et Ecuador, et põhimõtteliselt New Yorgis on vist 200 000 Ecuadori elanikku, ma ütlesin, what the fuck. Hiljem guudeldasin, tuligi välja, et Ecuadori suuruselt 3. linn on New York, et selles elanike arvu poolest, et selles mõttes, et õhtul oli küll, et kui seal kesklinnast kodu poole hakkasid tulema, siis autod lasid signaali, vennad olid peada autost väljas, Ecuador, möll käis, et selles mõttes oli nagu päris cool, et ma ütlen, et täpselt see sama asi on, et ma oskan seda New Yorki hinnata, et siin see fotograaf, kes on igal pool käinud, ta ütles et New York on võib-olla mõnes mõttes, et kõige mõistlikum, et siin sa seda päris USA ei näe, et ta rääkis ka, tal on ju põhimõtteliselt sõidab lennukiga ühest linnast teise, võtab üles fotod, paneb Getty Image'isse, müüb maha, teenib raha, see on tema business. See ütles ka, et mingid sellised asjad, et ma ei tea, Kansases päeva jooksul läheb lennujaama, linnast läheb üks buss vist enam-vähem õhtul veel 8, et põhimõtteliselt kui seda hommikul lennujaama saada, siis sellist asja nagu ühistransport nagu ei tunnistatagi seal, et kõik on Uber. Ütles ka, et jumalast tead Totler, et ma ei tea, et pane mingi lennujaama võiks ikka buss olla, et ta ütles, et mingites linnades on ikka täitsa jabur ja ütles, et ma ei tea, et Bostoni staadion, et nii koledat staadionit ta pole vist iial näinud, et see on puhtalt on näha, et Ameerika jalgpalli jaoks, et seinad ütles, et seal nagu ta ei kujuta ette, kes seal mõne pildi peaks ostma. Et ütles, et selles mõttes see MetLife ja kõik siin toimu pidi olema üsna nagu mõistlikum. On piltidega, ma tahaks öelda, et see on nagu tõesti, kui nagu artiklite juurde osid ka piltidest, tihtipeale on mängijad kuidagi, ongi mingi sinine taust on taga, lihtsalt pole publikut näha, pole mitte midagi, et selles mõttes need fotod on mõnikord tõesti väga veidrad, et ei ole harjunud jalgpallist selliste fotodega. No nad ei ole jalgpallist, nad ei ole selle sokkeri staadionid, nad on Ameerika jalgpallistaadionid, seal see loogika, toimimisloogikad ja protsessid on seal natuke erinevad, mõistad sa? Ei mõista. Aga eks ta nii on, et ma ei mäleta isegi, mis sa küsisid, et ma võin siin pikalt mingit suvapläust teada, aga üldiselt on olnud nii, et selle 5 päeva, mis ma siin olen normaalselt koha peal saanud olla, siis nendest 2 on jalgpallile pühendatud olnud, ülejäänud 2 on draftile, et umbes selline see rütm on olnud, et üks mäng on meil plaanis, siis saab koju ära, et selles plaanis on lihtne. No kui sa pead drafti mainisid, teeme siis täna oma drafti ka, et kui me muidu oleme siin Premium-liiga ründajaid valinud ja vaatanud, kellel hooaja lõpus kõige rohkem väravaid koos on, et siis täna valime kõik siin nendele 3 mängijat ja vaatame, kellel siis MM-i lõpus kõige rohkem väravaid koos on. Või resultatiivsust üldse. No vaatame väravaid, siis võib-olla siin mõni kuskil seda söötu loeb ühtepidi teistpidi, et siis ei ole niisugust nii-öelda vaidlemise kohta. Et ütleme, mehi me ette ei anna ja igaüks nii-öelda oma tunnetuse ja arvamuse järgi valib, et hakkame, ma arvan, äkki Andresest pihta. Oota, teeme siis niimoodi, et kui see minul oli teed, siis et iga läbi ründaja, siis teeme sellise 2 formaadi asja teeme ka, et esimene on see, et Andres Ooper selgitab. Andres Ooper kiirrubriik, et miks see mängija üldse on hea ründaja, see oli Kangati idee. Et see Ooper õpetab. Ooper õpetab, jah. Lihtne rubriik. Ja teine on siis, ja läbi nende ründajate, eks ole, räägime siis natuke mänge ära, et see vist on oluline kuulajatele öelda. Nii, let's go. Alustame siis Andresest. Andres teeb oma esimese valiku ära ja siis ütleb ka, et miks see mees on hea ründaja. No ma alustan Messist ikka, ei saa üle ega ümber, et miks ta on hea, et seal ei ole vaja isegi kommenteerida midagi, et jälle ta tõestab, miks ta on maailma parim, et siin see võrdlus Ronaldoga lihtsalt ei päde, keegi just ma lugesin kuskilt või kuulasin vist mingit podcasti ka, et ütles ka, et kui te võrdlete Ronaldot Messiga, see ei ole lihtsalt võimalik, et jah, et mingil teisel ajastul võib-olla Ronaldo oleks, jah, me vaataks ka teise pilguga, aga lihtsalt kogu tema panus sinna Argentiinasse, Argentiina võib teha, mis tahab, aga tema tuleb ja paneb alati selle täpi, see viimane värav näiteks Austriaga, löödi seal peale, siis tema tuleb, lööb ikka kuskil kõikide vahed selle lõpuks sisse, et ja no ma ütlen, enam ei ole ka ainult goalscore tavaliselt, jah, nüüd ongi söödud ka sinna lisaks, et sellepärast ma tahtsin küsida, kas me paneme pärast sööte ka ikkagi, et kui tal neid hakkab hiljem tulema. No kui ta ise lööb kõik ära, siis sööt tullagi. Siis ei ole vaja seda, aga ikkagi. Kus sa, Andres, neid sööte teed? Ei, praegu ei olegi. Argentiina puhul ma küsiks sus vastupidi, et kas see, et Argentiina 5 äravat ja 5 on Messi, et kas see nagu, jah, vastased on olnud Alžeeri, Austria, et mujalt nagu üldse ei tule.
kas see ei ole nagu selles mõttes murekoht? Ja murekoht ja ma juba ootasin seda, ei ole. Ei, okei, võib-olla ei ole tõesti olnud need vastased sellest, no aga kellel on olnud neid nii, jah, no ütleme, elame, näeme, vaatame, grupist on nad edasi, vaatame, mis edasi saab, on ju, et ma siiski usun, et Messi on siin ikkagi praegu päris suur favorit parimale mängijale ja ka topscooreri tiitlile. No kui ma ütleks, et minu jaoks ta Austria vastu kogu see Argentiina koondis, no ei olnud nagu must nii veenev, et seal ikkagi tuli nagu tegelikult ju raskustega see asi, jah? No seda küll, ei olnud nii veenev, aga jah. Ei ole võib-olla veel proovile ka pandud, see on nagu sama tahaks öelda ka Brasiilia ja viimane Šotimaa mäng, et kas Šotimaa oligi nii kehv, Brasiilia ju ikkagi lustis nendega, et ma ei usu ka, et Brasiilia on näitanud väga head minekut, aga näed, 3-0, noh. Nii, Eigo, mis sina Messi kohta? Lähme jah, Messi. Ja võtame lihtsalt Argentiinat, te võime selle grupi ka, et mis ta siis on 3-0 Alžeerida, 2-0 Austria, eks ole, et viimane mäng Jordaaniad, et ja noh, ja kõige tõenäolisem järgmise ringi vastane hetkeseisud on neil, kes teate või? Ei ole vaadanud, Cabo Verde, täitsa perses, et põhimõtteliselt Argentiina ja kui sealt jookseb veel seal see järgmine grupp ka hästi, kellena nad sealt edasi võivad minna, see noh, mida mööda ütle. No see, et nad ei ole, järgmise ringi esimene vastane ei ole kindel, seal võib tulla Saudit, kes iganes, aga neil on ikka sillutatud küll selline tee, et neil mingi esimene normaalne vastane võib tulla ala poolfinaaliks, et ma arvan, et see Messi valik on päris okei, et ma arvan, et Argentiina on üks meeskond, kellest me noh, ma ütlen, see turniiri formaat mõnes mõttes, eks ole, nagu ta on, mis seda ikka kritiseerida, aga noh, ma ütlen, et Argentiina võib reaalselt jõuda kuskil laias laastus poolfinaali nii, et nende kõige tugevam vastan on olnud Alžeeria või Austria, mis on nagu täitsa totter, see on totter, aga neil on see eelis, neil on see tugev hetkeseisud on tugev see eelis, et neil võivad need asjad hästi kokku joosta küll, jah. Ja, aga siin ongi, et kas see on nüüd positiivne ja negatiivne, et ütleme, kui sa mängid kogu aeg nende nõrkadega ja siis tuleb sulle üks kõva vastu, et jah, see ei ole alati eelis. Aga elame näeme. Seal on, ütleme, hästi küsimärke selles mõttes nagu on, jah. Aga nii, Eigo, anname sulle teise valiku, jah? Ma siis lähen ikkagi sellist teed, et ma lähen lihtsalt selle pärast, ma tegelikult tahaks kedagi muud võtta, aga ma lähen selle pärast, et tundub see teekond, et siin peab mõtlema, mina ikkagi, Andresele ma andsin ikkagi esimese valiku, ma andsin talle selle edu kätte, et Messis mina pean mõtlema edasi sellele graafikule, siis mina lähen Vinicius. Ma oleks üht-teist pakkunud sulle, siis ma tean, mida võtab Kalvet. Nii. Vinicius lihtsalt sellepärast, et ma äkki ikkagi Brasiilia läheb kaugele, et ma arvan, et see esimese mängu koperdus, see vist on ikkagi unustatud, et see Šotimaa vastu 3-0, see on ikkagi nagu tulemus juba, et hakkab liidub justkui heas graafikus, et on hakanud väravaid lööma, järgmise ringi esimene vastane Jaapan, ei ole ka midagi ületamatut, siis ja sealt edasi tõenäoliselt tuleb, eks ole, Norra. Et ei ole ka võib-olla Norra tuleb maailma meistriks. Aga ma tahtsin just öelda, Norra vist võitis viimati Brasiiliat, et ei no, rahu. Ei, ma lihtsalt mõtlen, aga lihtsalt see puhtalt sellepärast see Vinicius, et Brasiilia ei olnud veenev, Šotimaa vastu ma olen nõus, et mis te peale löögid jäid 20-14 äkki, mälu järgi midagi sellist. Et see, et nad ise kaitses oli kehvad, seda me teame kõik. Aga see, et ikkagi mängust mängu on sellised 20 peale lööki pluss, et ja see võiks ikkagi anda selle, kui Brasiilia läheb kaugele, siis Vinicius võiks olla see mees, kes seda satsi veab, et neilgi kuidagi on minu meelest võiks olla, Brasiilia võiks olla nüüd juba rohkem rahul, kui nad olid siin täitsa paar nädalat tagasi. Viniciuse puhul ma arvan, ütleks seda ka, et tegelikult et peaks vedama, ma arvan, tegelikult ainuke mees, kes
kui nad tahab suurt mängu mängida, see kedagi teist ei olegi, kes võiks vedada sama kaliibriga mees tegelikult ja Brasiilia koondis praegu teist ei ole. Et ja pluss ka see, et kui ta Ancelotti tegelikult on ta ju mängima saanud, et kui ma siin vaatasin statistikat ka, et ta oli ju Vinicius kuni eelmisest suveni oli löönud Brasiilia koondis üldse 6 väravat. Ja nüüd, kui on kuulus Papa Carlo tulnud, siis on 7 väravat juurde tulnud, et noh, ikkagi, et see, kuidas ta pani Realis Viniciuse mängima, samamoodi ta nüüd Brasiilia koondises pannud ja see selles mõttes on nagu positiivne. Ja samas üks asi, mis nagu välja toodi jälle see, et kui nüüd Neymar nagu väljakule tuli, et siis kuidagi Vinicius oli natuke liiga nagu aupaklik või kuidagi andis need oma nii-öelda need tsoonid nagu, et Neymarile, et ise nagu tõmbus veidike kõrvale, et noh, seal eks seal nii-öelda mingi hierarhia kindlasti meeskonna sees on, aga samas ma arvan ikkagi Brasiilia vajab Viniciust nagu rohkem, et kui tahetus kaugele jõuda. Ma arvaks ka, et Neymar tuli väljakule, siis jah, ta liikus sinna äärepoole, aga see sobib talle see roll, et sealt sisse murda ja tal oli kohe paar võimalust ka, seal etteposti ei löönud ära ja seal oli veel mingi asi, aga ei, Šotimaa vastu pigem ta oli väga üritav, väga tahtis lüüa väravaid ja lõi ka, nii et selles mõttes hea valik tegelikult ja ma usun ka, et Brasiilia saab ennast käima ja juba on näidanud seda, et Šotimaa ikka pandi väga selili. Ja ma vaideks isegi vastu, et Šotimaa pani neid senderdusi asju sinna sisse ja tegelikult Brasiilia sai sellega hakkama, et ei olnud midagi nii hull see kaitses asi. No šotlaste puhul oli ka see suurim kahetsus see, et nad ikkagi Brasiilia vastu läksid ka nagu ründama ja kahetsus oli see, et nad ikkagi Maroko vastu läksid nagu liiga alalhoidlikult, et seal seda nagu tagantjärgi seda kahetati päris palju, et oleks pidanud seal samamoodi peale minema nagu nüüd Brasiilia vastu mindi, et sinna ilmselt nagu vähemalt nende enda hinnangul see tõenäoline edasipääs jäi, et küll praegu grupi 3, mingit teoreetiline lootus on, aga sisuliselt tegelikult seda lootust ei ole šotlastel enam. Nii, mina siis nagu tavaliselt olen teinud, ma saan siis 2 tükki, võtame siis üks haaval. Seda ma ei mõe. Et eks ütleme nii, et kui need suured koondised võtta, alati mul kõige vastumeelsem olnud Prantsusmaa, aga Mbappé on ikkagi piisavalt hea ja eelduste kohaselt Prantsusmaa läheb kaugele, siis ma valin see Mbappé nagu ära, et kui mingi riik nagu, või mingi koondis on tänapäeval see nii-öelda kuidagi see masin või siis ma ei tea, mulle tundub see Prantsusmaa on nagu need mehed jaksavad joosta, need füüsiliselt tugevad, seal ei ole nagu otsest nagu ühtegi nagu nõrka kohta ja kui ees on veel siuke mees ka, kes ikkagi mõnikord võib ka ei millestki selle värava lüüa, siis neid on nagu raske peatada minu hinnangul. Olen täitsa nõus, et kas tänase mängulaind see Deschamps läks ära või? Et teda ei ole? Jaa, tal ema suri, et ta abitreener võttis nüüd korraks üle. Nüüd saame teada, kas midagi mõjub meeskonnale ja kuidas mõjub, aga Pape on hea valik, ei ole midagi öelda, et ma arvan ka, et ta on võib-olla kõige suurem konkurent Messile, ütleme ausalt. No Eigo, kuidas sulle Pape ja Prantsusmaa on seni mulje jätnud? No mina ütlen ausalt, mina seda teist mängu ei näinud, et ma nägin esimest, kus mina mäletan Prantsusmaa esimese poole ajal väga pehv. Ma seda Iraani mängu tõesti näinud, et selles mõttes, et mul on siin olnud muid tegemisi, et Vabandused. Mul on muid tegemisi. Ma ütlen, Iraani 3-0 võitmine tore, et ma ütlen, et Prantsusmaa läheb ka sinna kategooriasse, et ma Mbappéd ei võtnud, ongi see, et nende teekond huvitav, kas ta üldse tahetaks seda gruppi võita, vist ikka tahetaks saada. Ma ütlen, et kõigepealt järgmisest ringis on vastas Rootsi, kui grupi võidad, ehk kui nad alistavad või viigistavad Norrada, siis peale seda tuleb Saksamaa. Saksamaa on kehv ju. Saksamaa on täpselt, sinna me jõuame, aga Saksamaa on ju täiesti. Aga kui me räägime siin Argentiina, eks ole, lihtsast teekonnast, siis see Prantsusmaal üldse midagi nii lihtsalt ei ole, et see vahet pole, kas see Prantsusmaa läheb edasi või mitte. Ma lihtsalt ütlen, et seal ei pruudi tulla lihtsaid või väravarohkeid mänge, et seal võib tulla selliseid 1-0, 2-0, kus see Mbappé ei skoori, et see oli ka see põhjus, miks ma mõtlesin, et ma teda ei hakka võtma. Aga ma ütlen, et see 2 mängu mõlemas 3 väravat riik lippab, aga minu see Prantsusmaa üks suur eelis on see, et nad saavad ühe sellise tugeva mängu Norraga nüüd, tõenäoliselt tugeva, kui Norra läheb ikkagi kõike panema, et võib-olla see on päris huvitav
selle MM-i dünaamika, kuna ta on hästi laiali veetud ja suureks tehtud, siis mitte et lihtsad mängud on, aga sellised nagu suurtega saavad ära harva mängida. Et see on päris huvitav, tegema ootangi selles mõttes seda play-offi, et näha, kuidas osadel võib see täitsa luuturtu tulla ja lennata, kui sa oled mänginud, eks ole, nii-öelda Saudi Araabia ja Austriaga seni ja siis sa pead ühel hetkel mängima suurega, nagu just like that, et sa ei saa seda palli vallata 80% ajast ja sul on seal vastas osavamad mehed, et see on päris huvitav, kuidas see, kas mõni selline suur nagu jääb sellega hätta ka, ei pruudi jääda, sest kõik on tippmehed ja muud jutud, aga seda on nagu huvitav jälgida mul. No selle võikski kohe lisada, et eilne Saksamaa mäng ju, et millegi pärast see Saksamaa andis nagu ise initsiatiivi ära, langes sinna 5-2-3, 5-4-1, kuidas iganes sa vaatad seda ja tekkiski küsimus ju, ka kommentaatorid olid, et mis toimub, et miks nii mängida, et võib-olla seal, mis sina just pakkusid välja, et ongi, et juba katsetatakse ette, et tulevad kõvemad vastased ja kuidas me siis mängime. Samas ju... Saksamaa pool muidugi käib ära mainida, et nad olid nagu grupi võitud. Ma kirjutasin ka tegelikult see Saksamaast natuke, mis see Nagelsmann rääkis, mis see seis on täna, et just vihtisin üles sinna saadet, aga seal see dünaamika on huvitav, et see Nagelsmann siiamaani räägib seda, et me peame seda otsima alles seda meeskonda või et me peame seda kokku mängitama, et ma ei saa meestele puhtust anda, et miks kõik samad mehed alustasid, et me see meeskond nagu ei ole nagu valmis. Ja nüüd, eks ole, lähed Ecuadori vastu selle jaoks, et see meeskond saab play-offiks rohkem valmis, siis saab selline kätt ja sul need mehed. Ja ma ei saagi aru, kas nagu sakslased, kas nad lasid nagu sirgima jalada või kõik see, ma ootan ka see Nagelsmann, ma mõtlen ka see gegenpress ja mees ju ainult raiub seda, me peame olema nagu see vanatooli Saksamaa, me peame leidma selle identiteedi üles, me peame olema. Ja siis vaatad seal, kuidas need osad mehed seda pressi teevad, selline... See oli katastroof, päriselt, jah. Jah, selline sörgi jooks kuskil Nõmme metsal, ma ei tea, et siin mul mingid tuttavad panevad hommikul lähevad jooksma, on ka intensiivsemalt teevad, Madis Kalvet näitab. Intensiivse sühked, anna olla. Madis Kalvet hommikul jookseb, sest ta on ka intensiivsem, kui seal osad need ründad ja ma pigem just vaataks seal... näiteks Musiala otsa, täitsa null, see pressi osa täitsa null. Et ma mõnes mõttes olen üllatunud, et minu meelest see Nagelsmann... Mina oleks ka sakslasena mures. Ma arvan, me ühte Saksamaa ründajat ei usu valijad, selles mõttes, et on lihtne. Tõnis Undav. Undav ikka. Aga siis oma silmade vaatad, kurat, see mees on ikka ülijäme ju. Ja mõtlesin, et see on... Soitsa ma kiitsin siit, kui võrdesin. Sisse ja kohe oli paar võimalust, Aga tema puhul ongi see, et mis ta teeb, ongi see, et ta nagu liidub pallita ja siis, kui ta kuidagi teeb seda pressi või võtab mingid sööduliinid vahelt ära, ta teeb nagu vastase elu ebamugavamaks, et kõik need Havertzid asjad, need on seal lihtsalt nagu teevad nagu moe pärast liidun, et see Saksamaa dünaamika on hästi huvitav oli jah, et mida nad tahtsid, nad ei saanud absoluutselt seda, mida nad tahtsid, et me teeks selle sammu õiges suunas, et Anna, ma vabandan jah, Kalvet, ma sain aru, ma panin sulle kirja siis järgmise mehe Undav juba, jah. Ei, et me jõudsime... Ise ütlesid, come on, ise ütlesid, ära javan. Jõudsime siin selleni, et ikkagi Prantsusmaa teekond ikkagi finaali suunas on lihtne, ühesõnaga, et kui Saksamaa vastu tuleb. Nii, minu teine valik, et siis lähme ikka seda teed, et võtame mehi, kellel on palju väravaid, Erling Braut Haaland. Et selles mõttes Norra, nad ikkagi... See, et nad Senegali võitsid, see on ikkagi, ma arvan, päris okei avaldus juba selles suunas, et nad võivad siin turniiril midagi teha ja nad võivad ka tugevamatele päris ohtlikud olla. Minu jaoks nagu kaks küsimust nagu on muidugi see, et kas ikkagi ülejäänud koondis nagu on seal Haalandi kõrval piisavalt tugev ja teine asi on see, et siin praegu vaatad ka, et mingid väravad tulevad selle pealt, et Haaland jookseb seal vastast väravahil peale, et seal hakkab jalg värisema ja siis saab oma kolli kirja, et kui tulevad nii-öelda suuremad koondised ja kogenumad väravahid, et kui lihtne siis Haalandil nagu siis lüüa on, et need küsimärgid minu jaoks nagu on. Aga ma ei tea, kuidas Andres sulle Norra koondis tundub? Ma arvan, et tal ei ole teelt vastast olema ausad, et see füüsiline võimekus, mis tal on, see on nagu lihtsalt, ta on võimas ja need võimalused Norra koondis on suuteline, et praegu on võib-olla ma ütleks kõige tugevam Norra koondis, mis tema ümber on, et kes suudab need pallid temani toimetada.
need kaasmängijad, ma ei tea, Ödekaardid ja kõik, kes seal on, Sörlothid ja asjad, et teelt on päris hea koondis neil ümber, et Haalandil on võimalik päris kaugele minna seekord, et ei ole nii, et järgmises ringis kukuvad kohe välja, vaata. Aga on tal üldse ründajana mõni niisugune nõrk koht ka, füüsilist tugev, ta on kiire, ta on võimast. Parem jalg. Parem jalg. Et see võiks parem olla. Sellega lõi minu eest värava ka, et see ka ei ole enam, et ei, tõesti, väga raske on leida mingit nõrka kohta tal. Oleme ausad, et kiirust on, võimsust on, täpselt vasak jalg, kõik on. No Eigo, sina ütlesid, et Norra tuleb maailmameistriks, miks sa ise Haalandit ei võtnud? Ma ütleme seda nähes, seda Norra mängu, siis mõnes mõttes seal küsimusi tekkis natuke omajagu, et Senegali vastu, kuidas see mängu kontroll kadus ühel hetkel ära, et sul oli mingi ala 10 minutit ei mängitud, seisab siin olla 2-0 ja kõik oli nagu see, et okei, et surume ja teeme ja siis mingi hetk kaob see mäng nagu täiesti ära, et sa põhimõtteliselt et sa üldse seda palli suuda üle 2 söödu ei suuda järjest teha, mitte ühtegi mõtestatud rünnakut, jääd seal selle Senegali surve alla, natukene see tekitas muret, et võib-olla mulle Norra mu peas meeldib võib-olla rohkem sellise meeskonnana, kes võib-olla nagu kaitses kannatab, et kui ta viib need plokid madalamale suurte vastu, et äkki siis tuleb välja, et täpselt samamoodi need kaitsjad, et kui seal Senegal pikk pall ette, siis tegelikult seal norralased olid hädas, Norrale üldse nagu ei sobinud selline asi, et nad peavad seal keerutama ja et mul tekkis Norra osas omad skepsised, Haalandi osas ma arvan, et ta näinud, et Zlatan ütles ju ära, mis selle Haalandi viga on, et Haaland on liiga vähe enesekindel, et Zlatan ütles, et tema ideaal oleks see, et ta teeks mängus 2 puudet ja lööks 2 väravat. Ja Zlatan ütles, et nõrk ikka, et minu ideaal, mina mõtlesin omal nii, et teen 2 puudet ja löön 3 väravat. Ma ei tea, ma Zlataniks ja tema ütlused, aga see on parima... See on see, et see Zlatan sinna telestuudiosse toodi segastaja, minu see on geniaalne lükke, ma ei tea, kes seda tegi, ma ei tea, kes see, mis on Fox, eks ole. Foxist on, jah. Et üks on see Thierry Henry, kes on, eks ole, selline mõistusääl, siis on see Lalas, kes on lihtsalt seepärast, et läheb ameeriklas, kes teab, mis asi on sokker ja oskab rääkida 4 sõna. Ja siis toodi Zlatan, kes ta surutakse seda enesekindlat sitta välja lihtsalt. Ma arvan, ta tundus algus, ta mõtles, et tuleb sinna nagu analüütikuks ikkagi, räägi, mis ta asjadest arvab. Aga seal kohe vist katiti juba ära, räägi, mis sa Zlatan teeks, mis Zlatan, räägi. Nüüd ta paneb ainult neid one-linereid, et see on väga huvitav valik. Seal oli see... Ta kannab rolli välja kindlasti, et tema puhul nagu see ei kedagi üllata, ta nii ütleb. See nägid, et valedetektoriga pandi küsima, et kas sa austad kaaskommentaatorite neid arvamusi. Aga te ei näinud seda? Ei austa, jah? Ütles jaa. Ei sobinud. Ei sobinud. Nii, mina valisin oma teise ära, Eigo. Anna sina tulla nüüd, jah? No loomulikult me kõik ju teame. Mäng, mida ma ei näinud, tehti siis mulle kokkuvõtte, et ma üldse ei tea, mis tulemus jäi ja ma arvan, ta lõi seal 2 väravat kindlasti vähemalt, et mul pole nüüd arvutit lahti, et Inglismaa, palju ta Ghanat võitis, et ma panen Harry Kane ja ma mälet, mul jäi see Inglismaa mäng vahele, ma tean, et Inglismaa pidi võitma, et super rünnak, rääkis Anders Hooper, 4 väravat, super, et miks sa siis valita? Miks sa valita? Mul oli hästi traht selle kiire, et mis see Ghana tulemus jäi, et Inglismaa 3-0, 4-0, 5-0, mis ta siis võitis? 10, Harry lõi 7, aga ja seal tegelikult asi oli lihtne ju, seal ju see Ghana, see nöit pani ju loitsu peale, et seal nagu ei saatki tulla. Nõelaga surkis. Aga õnneks nüüd võeti loits maha, et nüüd hakkab jälle paugutama. Mis see Inglismaal valesti oli? Siin te peate mind aitama. Kuidas saab olla, et Inglismaa Ghana lõpeb 0-0, et kas teile olete suuremad Inglismaa spetsialistid? Ma saan aru, et Ghanal oli 0 värava võimalust, aga ega see inglased vist ka nagu mingi seal tegelikult ju Ghana läks ju 2 korda kiiresti teisel poolel ja seal 1 korra ju Pickford tuli kuidagi jooksis selle
ja teise kord oli Kuehi vist oli see, kes võttis seal ründaja maha, kuidas ta võttis? Seal oli tegelikult siuke punase koht nagu. Ma mõtlen ka, et kuidas on võimalik, vaata, siin ikka andestatakse mõnedele riikidele, Argentiinast muidugi räägime. No Bellingham ka seal rääkis käsi suues, ka ei saanud punast. Täpselt, aga see oli sõbralik. Okay, see oli sõbralik vestlus. Aga selles mõttes tegelikult ju seal Ghana sai 2 korda päris ohtlikult jooksu ja see, no Pickford, no kui siukse väravahiga ei saa tulla must maailmameistriks, see on nagu ebareaalne. Ja teine asi, mis... Seda ma ütlesin enne MM-i juba, et see Pickford on saast. Aga mis nagu inglaste puhul nagu oli ka see, et Ghana tegelikult ikkagi vajus ju mingid nagu päris ära ja seal kuidagi inglastel, ma ei tea, seal väikstes ruumides või kitsastes kohtades jäi nagu seda osavust nagu puudu või suutnud nagu... Selle lõpuga, et seal ka, vaata mitme pool nagu räägiti ka, et jah, mingi Foden või Palmer või sellised mehed oleks nagu sellises mängus nagu ära kulunud, et oleks nagu kuidagi suutnud seal üksi mõned mehed üle mängida või kuidagi väikses ruumis selle sõudumänguga seal vastas üle mängida, et kuidagi see mingi see Bellinghami ja Keini ja ma ei tea, Gordoni ja Madueke siuke sirgjoonelisus kuidagi ei toiminud selle madal bloki vastu nagu, et Gordon oli see, mis eriti palju kriitikat sai minu meelest, et jah, et ikkagi keerati need inglased lukku nagu see kord. No Keinil muidugi oli ju seal kas 86-ndal 5 meetri pealt nagu pärast taevasse, et siukse mehe, seal oli täpselt see, ma arvan, seal see nõia, see torkimine nagu toimis nagu, et... Ei, ma olen täitsa nõus, et ma ei tea. Jälle alagrupi mäng, ma ohtu ei näe, aga ma oleks ise ka valinud järgmiseks Keini, ütlen ausalt, et ma siiamaani usun nendesse natuke, olen nõus sellega, et Pickford ei peaks olema esiväravaht, et neil on paremaid väravahte ja võib-olla vahest jääbki täpselt see, ma ei tea, käejagu jääb puudu, kus ta ei too mõne palli välja, et ma arvan, et neil päris sinna lõpuni minekuks võib-olla powerit ei ole, aga ma usun, et Keini näol on neil ikka tõeline top-skoorer olemas. Aga Keini puhul just see, kui me ka nii-öelda lasime välja tuua neid ründajate plusse, mis see Keini puhul nagu on, ta ei ole tegelikult ju kiire vend. Ta ei ole kiire, aga ta mängib ju peaga, vaata ta tulebki alla, küsib palli, alustab sealt ja siis tuleb sellest teisest lainest, teeb peaga, tal on hea löök, mõlema jalaga hea löök, et peatäiuslik, ütleme niimoodi selline, ta ei ole ka nagu number 9, ta ju seob mängu, ta väga hästi, väga tehniline. Samas vist, ma ei tea, tema peal pluss on ka, ta ei ole tegelikult siuke nii-öelda staar, ta on nagu selline... Vähemalt ei paista välja. Et ta on ikkagi samas... Kuulda olnud. Et pigem ma saan aru, et ka teile koondise sees seal ikkagi, see, mis tema ütleb, et seal kapten, seal ikka mehed ikka kuulavad, ta ei ole nagu ka, et ta on nagu siuke nagu hea liider, jah. Naljakas, kui sa internetit kuuled, siis ta tundub see tohlatas olevat. Mis sa sellest inglise töölistlast tahad? Ja ma ei saa aru ka, võta mingi, ma ei tea, Jonathan David. Huvitav, et on siin kapteni materjal, et kui ta intervjuud annab, siis ta tundub olevat küll mingi selline tergis ambaal, vaata, võib-olla ta riietusruumis räägib, siis ta võib-olla on selline intelligentne ja äge mees on, ma just mõtlen, huvitav, et jah, et suur liider, vaata, suur liider, ma eeldaks nagu sellist teist surust nagu, omal ajal mäletan, kui ma esimest kord elus, ma olin toona ju mingi teismeline poiss, kui kuulsin David Beckhami rääkimas, mõtlesin, et see ei saa olla see mees, on aga Inglismaa puhul... Nägu ja hääl ei läinud kokku nagu. Aga Inglismaa puhul, miks ma Keini valisin, vahet ei ole see, et see teine mängida nende, et kui nad võidavad Panamat, kui nad võidavad, nad peavad võitma, eks ole. Jah, seda ma vaatasin ka selle sama. Kui nad võidavad alargrupi, siis neil järgmine vastan on tõenäoliselt Kongo, Senegal, midagi sellist tehtav. Järgmine puudu. Järgmine puudu vend, jah. Ja siis sealt edasi on Mehhiko või Ecuador, et neil on ka Keini puhul, mis mulle meeldis. Pigem ei ole mitte see, et see Inglismaa 0-0 Ghana, ta võiks olla hirmutavad, teisel mingid satad puhtasid ja ma Tuchelile annaks selles mõttes respekti, et ta otsib ja teeb ja möllab, et tema on kindlasti üks mees, kelle puhul eeldaks, et see sats saab valmis, küpseb valmis MM-i käigus, aga ma see Keini puhul, mis minu argument on see, et ma vaatan jah seda play-offi puud, et kui läheb hästi. Tal on seal mingi pahad asjad ees võrreldes meiega.
nii no, mis mõttes võrreldes teiega, Andresele me andsime Messi lihtsalt tasuta kätte. ja siis ma pean ootama oma järgmist valikut, ma ei tea kui kaua. No nüüd tulebki Andrese teine valik ja kaks valikut Andresele. Ronaldo ära vaata, siis on Andresele anname kõik paremad mehed ära vaata. Messi ja Ronaldo võtaks, iga inimene võtaks oma koondisse kohe, et ei, teda ma ei vali. Siis ma mõtlen ise, et ei saa ma Hispaaniast võtta, noh, siin on neid mängijaid küll, aga ma läheks Hollandi ja probi peale. Ai, fuck, ma reaalselt arvasin, et see mees tuleb mulle. Sest ma vaatasin nüüd viimast mängu ka, et ta nagu selline incognito seal taga, et kõik jooksevad, rabenevad ja ta tuleb jälle pamm sees, et mulle täitsa meeldib see venna. Ta ütleme, ta on laiemal avalikkusel on niisugune tundmatu mees on ja tegelikult. Kaasa arvatud, isegi mina ei teadnud teda sealt Sunderlandist nagu nii hästi, et minu jaoks selline mõnus positiivne üllatus sellel turniiril. Aga kes ta ründaja nagu on, et mis tema see plussid siis nagu on, et ma ütlengi, et praegu on mul raske nagu, ma olen ainult need 2 mängu näinud ja noh, et jäme, suur keha, aga kuidas ta jälle, et ta sai selle palli ja täpselt, keegi ei võta talt seda palli ära, toetas, leidis käigu ja kohe läks, see just Rootsi vastu, kuidas ta avanes sinna liinide taha, nüüd ta lõi sealt, oli karistuslöögi järgne olukord, kõksas sisse. Nina on, mängusiduvust on, eks hollandlased on oma taktikalises plaanis ka heal järjel nii-öelda mulle meeldib, et ma arvan, et siit tuleb väravaid veel. Aga järgmine vastane on tegelikult päris kõva, Maroko? ja, olen nõus, aga edasi. Kui on Marokot, siis on Kanada või Lõuna-Afrika Vabariik. Veerandfinaal kaugel tegelikult on, ja, et see on päris Hollandil, miks ma probit ise tahtsin võtta. Üks okei, et Holland on üsna veenev olnud, et seda te võite mulle ka selgitada, et mis see kuum on hästi teinud. Aga teine asi, mina vaatasin ka seda play-offi puud. Noh, Marokko okei, keerulisem, aga sealt Kanada, Lõuna-Afrika, sealt on juba see. Kuule, kas teeme, mul on 2 küsimust. Kuna siin on Lõuna-Afrika Vabariik, Kanada on ära olnud, on üks see, et ma teen 2 seiga vahe küsimust, ma ei ole kõiki mänge näinud. Ma vaatasin, ma mäletan, et mina ütlesin, et Lõuna-Afrika Vabariik on kõik pasem tiim MM-il. Mis seal toimus? Kuidas saab olla? Ma ei näinud seda mängu. Kuidas saab olla, et Lõuna-Afrika Vabariik lõpetas grupi teisena? Mis seal toimus? Tehti mulle selgeks. Kuidas saab võita Lõuna-Afrika Vabariik Lõuna-Koread? Ma arvan, seal juhtus see, mida sina vist ka rääkisid, et kuidagi ikkagi seal jõudu jääb korealastel ikkagi puudu. Et kui meile näiteks Jaapanit vaatasin, seal oli see mäng kuidagi kiirem ja sujuvam ja nad ikka, selles rootslastel valmistasid päris palju nagu peavalu, et värav oli eriti ilus. Eriti ilus, pikk kombiin niimoodi, et kuidagi korealastel nagu jäi nagu sellest kiirusest puudu, jäi sellest füüsilisust puudu, et seal nagu igas nagu nii-öelda elemendis nad olid natuke nagu tegelikult on pettumus. Jah. Nad ise kindlasti on väga pettunud, et aga ikkagi see, kui sa Lõuna-Afrikale kaotad, siis on sul nagu ka raske pettunud olla, sest see ikkagi no ja oligi peale seda esimest Mehhiko mängu, me ei arvanud keegi ju mitte midagi nendest, et see oli ju Mehhikol, ma ei tea, poole vinnaga mängitud mäng, nüüd järsku on teisel kohal ja saavad edasi. Et pigem ma arvan lihtsalt selle Lõuna-Afrikal joppas selle grupiga, et seetõttu nad edasi saidki üldse, jah. Ja teine küsimus, kuna nad mängivad, et sai Kanada, muidu ei mainigi, teeme võib-olla siin kohe ära. Kas Eesti Premium Liiga näitas oma vägevust sellega, et Promis David, kas meie jalgpall õilmitseb sellepärast, et meie liigas kasvavad MM-i superstaarid? No, mina nagu selles mõttes päris nii ei ütleks, et kui ma seda Promis Davidi nagu peale vaatad, ta on ikkagi räme ja talent, nagu, et seal seda, tal on ikka nagu antud kõik see füüsilisus, suurus, pikkus, kiirus, tal on seda nii-öelda neid eeldusi tegelikult nagu on. Ja mis, mul see aastate jooksul õnnestud temaga 2 korda intervjuud ka teha ja mis mul on kuidagi tundunud, mis on tema siuke suur pluss, et ta on siuke, ma ei tea, eesti keeles pole siuke tead sõna, aga ta on siuke pohhuist nagu. Et ta on nagu, ma ei tea, omal ajal, mida Martin Müürsepp oli või, ta ei lase nagu siukest mingit kõrvalist müra endale nagu pähe ja ta lihtsalt nagu on ja ta nagu naudib, mida ta teeb ja ta nagu suudab seda nagu vabalt teha ja ta nagu mingi asjad nagu ei kammitse teda, et see on nagu, mulle tundub, et see on tema üks sellise eduloo üks nagu siuksed aluseid olnud. No ma ei tea, mina mäletan, kui ta sealt esiliiga B-st või kus ta alustas, et siis ta oli lihtsalt, ta oli seal juba
peajagu üle teistest, aga ta oli nagu lihvimata teemant, et ta oli nii krobeline, tal ei olnud tehnikat, asja ei olnud veel päris kõike paigas, siis ta sai sinna esindusse, loomulikult Andreev nägi temas midagi ja ongi, et ta jättis ju nii palju võimalusi veel löömata, et need sammud, need on päris kiirelt on need sammud tulnud, et sinna nii-öelda tippu või ma ei tea, Belgia ei ole veel tipp on ju, et aga nüüd juba tahetakse teda ju kaugemalegi või kõrgemale viia, et ma ei tea, see talent on meeletu. Ära oodata, millal see nüüd tuleb. Ja see rahalaev on kuskil teel. Aga ta selles mõttes... Iga värav MM-il, ma arvan, see Promise Davidi 5 miljonit. Ma ei tea, kas väärtust enam tõstab, aga ta tõstab seda tõenäosust, et ta ikka liidub. Et kui sa näitad, et see MM-il suudab ka lüüa ja ükskõikile vastu, aga et sa sellel areenil, suurel areenil saad ka hakkama, ma arvan, see nagu, see Belgia liiga vädev suur asi, aga nüüd on näha ka seda, et sul on 7000 inimest, Kanadal on, ma ei tea, selg vastu seina, kogu riik ootab, et siis selline mees suudab tulla teha, et ma arvan, et siin Nõmme Ralju kontor võis küll, seal leidi juba šampuse, ütleme, ühed šampused tehti lahti, teised pandi külm ära, et äkki saab ikka see suvi lahti teha veel neid, et seal jooma kontor on seal hetkel. Avatakse privee uuesti, jah? Privee uuesti, võt seda, jah, õige, ootab. Võiks kasu, vaata, lihtrahvale võiks ka tasu olla, vaata. Et teeme privee lahti ja tõstame selle õlle hinna, vaata, enam võib-olla saab Statkal õlle hinna, lased alla just vastupidi. Aga selles mõttes, ma arvan, ta ikkagi selles mõttes kogu see tema füüsilisuse jõulis on selline, et ta sinna Premier League, ma arvan, sobiks nagu päris hästi, kui ta sinna saaks. Peaasi, et terve püsiks. Peaasi terveks, jah. Tal jah, see hooaeg on olnud nagu jah, selle tervisega probleeme, aga tihtipeale vaata sellistel mängijatel ka, kes on neid samme võib-olla kiiresti teinud, see koormusega kohanemine, kui ta üks hetk nagu seal ära kohaneb ja nii-öelda valmis saab, et siis eeldavasti võiks ka keha ka nagu paremini vastu pidada. Eeldused on kõik olemas, jah, et teha see samm sinna Premmi. Või kuhu iganes siis seal. Et ütleme nii, et jah, võib-olla, ma tea, oleks Mattias Tamm sama kiire ja sama võib-olla tugev võimas nagu, et siis tähelend võiks sama suur tegelikult olla. Et seal, jah, kui Eigo küsis palju see Eesti liiga tugevuse kohta näitab, ta lihtsalt näitab seda, et ka meil võib õnnestuda leida selliseid talente, et kui hästi nagu eeltööd teha. Siis peab tänama seda scoutingut või kes iganes tõi selle mängija sinna. Nagu kuna Tehva ütles, et alati aasta varem tuua teda. Eestlaste piirad tuleb ära kaotada, tuleb lahti lasta ja Eesti väidjad kõik esiliigast saate ja anname tuld. Jah, õige. Jah, Eigo on rääkinud. Nii. Ma olen siin multikulti linnas vaata muutud, vaata. Ma mõtlen ka. Aga sa oled ka mingi Ecuadori kartellide mõju all seal juba, jah? Et õige on ikka multikulti vaata, et see on õige asi, ilus asi. Nii, laseme Andresel võtta siis oma kolmanda mehe ka. No ja ma mõtlengi, et kes siit võib kaugele jõuda, ja kes on juba löönud midagi, siis ma ei tea, ma ei saa Undavit ikka võtta kuidagi, et isa sai paarid ka, kuigi tahaks, aga ma lähen Kunja peale. Et tuleb teiselt äärelt seal ja jah. No tema on ju ka siis Eigo lemmikklubi Manchester United ründaja, et miks ta on Unitedis ka nii-öelda hea mees? Ja ma arvan ka, et see vorm näed jätkub ja tulebki sellise teise viiulina, ma ütleks, et ei ole kõik tähelepanu ju tema peal, et see võib-olla ongi talle hea just. No see on tegelikult huvitav, tegelikult turniiri esimeses mängus ta oli ju ka, ei olnud Ancelotti esimene valik, et Ancelotti alustas ju Igor Thiagoga, nii-öelda avalikkus tahab üldse Hendrikut, et Hendrik võiks olla panna ja teha seal. Aga tegelikult Kunja on hästi mänginud ja ühe mängus 3 väravat ja siis ei tohiks selles mõttes ohtu olla, et ta pingile võetakse, et pigem ta võiks ikkagi nagu ju jätkata, et me siin Brasiiliat oleme siin nii-öelda ristipõiki rääkinud, et Eigo, nii et anna sina oma kolmase. Eks siin vist on, ma arvan, 2 varianti on, mida võtta, aga mina ikkagi lähen seda teed, et kui mul jääb selline mängija nagu Ronaldo, siis ma ei saa võtmata ette. Et see Usbekistan, Ronaldo ja Portugali kohta me saame teada, mis ta on siis homme, kui nad Kolumbiana mängivad. Aga see, et Ronaldo ikkagi lõi 2 ära, selle mõttes, et
mul lihtsalt meeldis mul see Ronaldo tampimine, vahet pole, kas ta on sümpaatne mängija sulle või mitte. Mõnitamine, tema tampimine, see natuke läks üle võlli minu meelest, et kõik hakkasid rääkima, mõttetu mängija, tõmbab Portugali tagasi. Noh, ma mõtlen siis torbitud nagu ka meie oma saates loomulikult. Me nii koledasti ka ei öelnud. Ma arvan ka, jah, Heigo siin nagu läheb väga liiale, mõtleks. Ja sa lähed praegu. Tsiteerin Kalvetit, et Ronaldo on üle haibitud torbik. Mida ma öelda tahan? Ise vaatad, kuulake järgi. Jah, kuulake eelmised saate, mida ma öelda tahan. Ronaldo, see, et ta lõi seal kohe algus, pani suu kinni ära kõigil ja esimesel poolel raks värat Usbekide vastu. Okei, sul ainult Usbekist on tõtta. Aga see meeskond, see Portugal, no see on ikkagi haige. Ma ikkagi jään selle juurde, et kogu see vahet pole see esimene mäng, kõik me lähme aeglaselt võib-olla tööle ja bla bla bla. Ma ikkagi, mul see Portugali keskväli nii retsilt meeldib, et kui ma olen elus seda usku, keskväli on kõige tähtsam asi jalgpallis, siis ma pean lihtsalt Portugali uskuma, sest ma muidu üljan oma need põhitõed, et ole Vitinha, ma just mõtlen see Vitinha, Neves, see, mis seal allpool on. No, ma ei näe, et see, no ma ei kujuta ette, kuidas saab juhtuda nii, et see Portugali ei jõua raudile. Ma ei tea, mul mis ma olen sellega nõus, et meeskonda on seal küll ja küll tegelikult ja kvaliteeti. Ja kui nad võidavad Kolumbiat, eks ole, see on selline kerge if on ja siis eks ole järgmine vastane on neil tuleb mõni alatrupi 3, noh tõenäoliselt Ghana näiteks, okei tehtav. No seal tuleb see nõid jälle, nõid on juba korra töödelnud Ronaldo kunagi, põlve igastus võttes välja. Kalvet uuesti MML, sa loed liiga välja seda Sunni ja Mirrorit, asja, see on õudne. Kui oled normaalne mees, nüüd räägid nagu loed oma seda Sunni asja, et õudne. Ei saa saadet teha sellisega, vaata. Mida ma öelda tahan, siis peale seda oletame, et võidad alatrupi, et seal võib minna nii, et neil on Ghana, siis tuleb järgmine vastan on Šveits, siis järgmine vastan on, võib-olla siis tuleb alles Argentiina vastu, eks ole, mis tuleb selline äge mäng, aga et Portugalil, ma näen ka, et siin on võib-olla sellist 3 üsna okeid võidetavat mängu. Ja see on jälle eeldusel, et nad seda Kolumbiat võidavad, aga ma ei näe, miks nad ei peaks. No minu meelest selle mängu kaks huvitavamalt hetke oli see, et see karitsuslöök on, mille see sisse lõi, et kogu maailm ootas, et nüüd Ronaldo tuleb ja vajutab on ju, ja ei lööndki. Ja see teisel poolel oli see, vaata, kui Bruno, Ronaldo nagu jooksis pallile, karitsuslöögile, hoopis jooksis edasi ja siis Bruno tõstis talle üle müüri sinna. Et kaks selles mõttes täiesti sükast lahendust, mida nagu mitte keegi ei oodanud, et huvitav oleks teada, et kuidas sellele nagu jõuti, et kas Ronaldo nagu ise tuli seal Martínez juurde, et kuule, et ma enam ei löök traafikaid, et teeme siin mingid... Võtame kogu tähelepanu enda peale. Jah, et teeme nagu mingi uue plaani. Või kuidas nagu, see oleks huvitav teada, mismoodi selliste otsusteni nagu jõuti, et see on ju olnud kogu aeg niimoodi, et seal ei ole mitte mingisugust kahtlust, teeb oma 4 sammu, ajab jala tarki ja lööb, on, et seal ei ole nagu mitte mingit teist lahendust nagu olnud ja aastakümne. Ja lööb üle. Ja väga pöörda. Ta on Ronaldo pool, kõik me teame, mis tal on hea, mis tal on kehv. Ta ei oska karistuslööki lüüa. Kunagi oskas, Kunagi oskas, väga kaugel lausa. Ei, ma ütleks, et ta arvestades palju ta neid lööb ja siis ma arvan, see protsent on ikkagi ülikehv temasuguse mängija kohta, et tegelikult ma arvan, et seal paljudel aastatel on olnud igas satsis, kus ta on olnud parem lööja, aga ta on ikkagi võtnud ise, et see on tal ainus nõrk. See on umbes sama, Andres Ooper oleks omal ajal, kurat, ma olen parim väravrit andnud, ma panen ise siit 30 pealt ja siis oleks lastud sinna Alekot Arena teisele korrusele neid palle. Kuule, viimane kord ma mängisin, ma lõin otse karistuslöögist värava. Mis sa räägid? Ühest üks on mul, ühest üks ma ei olnud. Kalevi spordielis olevad need mängud ei lähe arvesse seal, need aastalõputurniiri mängud. Räägime päris jalgpallist. Aga ma ütlen, et Ronaldo, mul meeldis, mis ta tegi, et mulle meeldivad sellised ilusad muinasjutud ka, et miks mitte ei võiks see olla, et miks mitte ei võiks me näha ühes veerandfinaalis Argentiina-Portugali. See läks, ma arvan, läbi aegade üks vaadatumaid jalgpalli mäng üldse vist, jah. Aga arvestades, kuidas asjad ilmus lähevad, siis tõenäoliselt ei oleks. No see oleks küll selline pauk lahti mäng, oleme mõnus. Aga selles mõttes ma olen muidugi nõus, jah, et see Portugali üldine koosseis, tegelikult just see keskvälja nagu see palliga osavus, see on ikkagi nagu, ma ei tea, kas kedagi teist üldse on niisugust kolmikut kellegi kõrval panna, et ilmselt polegi, et kui samal siin Brasiilia puhul ka räägitakse, et Guimarãesi nagu kiidetakse, aga siis et Casemiro ja Paquetá,
on nagu nad on, et siis see Portugali keskväli on ikkagi, see ikka klassamata asi nagu, jah. No see Usbekide vastu ka, sul seis oli 4-0, 80, ma ei tea, 80 minut on, siis see Martínez on, et Bernardo Silva ja Leo, et minge tehke ta natuke jaksivat, et sa tõmbad ligi lahti jookski, eks ole, et sa mingi sellised ennad tulevad vahetusest, ütleme, et ma arvan neid satsi, kus Bernardo Silva või Rafael Leo oleks vahetuses, neid on olematult MM-il, et ma ütlen, põnev asi on see, et ma olen õnnelik, et Ronaldo mulle tutvus. Fikseerin, et ooper võttis enne probi ja tunneb ju Ronaldo. No vaata, sorry, ma olen tiim Messi, ma ei saa lihtsalt. Isegi kõige parema tahtmise korral, ei, ma usun, et ta võib lüüa, aga jah, võib ka põruda. Nii, see on üks valik veel jäänud, jah, et Võtad Jamalli või? Huvitav, jaa, ma just mõtlesingi Jamalli peal, et ma siin korraks, mu 2 valikut oli see, et kas Jamal või võttes Ojarzabal, et ma eeldan, et Ojarzabal ka ikkagi midagi lööb veel, aga samas, kui hea Jamal nagu oli, kui ta nüüd alustas, ja ta võeti välja, 45. juba anti puhata, et kui nüüd tulevad need mängud, kus on vaja mängida seal terve mäng ja kus on vaja jälle pildis olla, et ma arvan, et ta teeb ikkagi Jukotus hea turniiri. Hispaania võitis 4-0 Saudi Araabiat, fikseerime ära, kes ei tea. Et nüüd ongi viimane mäng on neil Uruguayga, Uruguay on pigem kehvasti mänginud ja ma arvan, hispaanlased ikkagi lähevad seda mängu võitma, et nemad ei ole siuke meeskond, kes seal kuskil kunagi triigiks midagi, et eriti kui siuksed mehed peale lastakse, siis seal, ma arvan, see karussell käib üles alla seal terve 90 minutit, et ma pigem, ühesõnaga Jamal on minu valik. Aga Andres, mis sa Hispaaniast? Ja ma ei ole neid kahjuks nii palju näinud, see esimene oli selline, millest ei ole mõtet rääkida ja oli õnnetu kahjuks seda teist, vaatasin highlights'e siiski. Aga Jamal, mis on tema nagu 18-aastane mees ja niimoodi mängib, et tegelikult ta mängib nagu, ma ei tea, 25-aastane mees on ja... Et seda on huvitav näha, kuidas ta areneb kogu selle turniiri jooksul ka ja et ma usun ka, et tal on juba mingi staatus seal satsi sees ja ta võtab ette, teda usaldatakse ja ta on Jamal, et ta on ka klubis, on ju Barssas ennast ju väravaid on löönud küll ja küll, ütleme niimoodi, et ta võiks kindlasti top-scorer olla ka sellel turniiril ja ma usun, et Hispaania läheb kaugele, tahes-tahtmata, mis iganes me siin esimest mängu nägime, et nende mäng kindlasti areneb. Aga mängijana ka ta ikkagi võrreldes selle 2 aasta taguse ajaga, kui ta nii-öelda ennast tutvustas maailma, ta ikkagi nagu natuke ikka mehisemaks saanud, et keha on ikkagi rohkem, et varem ta lihtsalt siuke peenike pulk. Maskelisus hakkab kaduma, usklused tänu sellele läheb tase alla. Nii ta on. Ei pigem kui enam ei ole uljust või? Ja samas kui numbrid vaatast ikka pigem ju numbritega läheb nagu kasvavast tempos, et seal nagu alla nagu külmi midagi minemas hetkel nagu ei ole. See oli Eigo rassistlik teooria ta küll, et mustanahalised noored mõned on 17-aastased on oma tipus ära, et see on, mõtlesin, pole täna ühtegi rassistlikku teooriat aga selles mõttes ikkagi ta on nagu, ta on selline mängija, kes ikkagi tugev Hispaania võistkonnas paistab juba silma, et seal ei ole nagu ega vastaste tähelepanu lähevad alla, seal mingi olukord oli ka jälle seal, tema see palli, põhimõtteliselt 3 Saudi oli ümber seal kohe, et seal nagu, teda kardetakse nagu meeletult ikkagi nagu, jah. See teeb asja raskemaks tema jaoks küll, jah, et võib-olla Ojarzabal oleks võib-olla selles mõttes parem valik, kes... Teed kõksu kõrvale ja siis tundmatu mees sealt kuskilt Baskimaalt, keda keegi ei tea, ja tuleb keerutab selle palli nagu võrku, et jälle teatakse natuke nagu Robben, et sa tead küll, et tal on vasak jalg aga Jamal on midagi sellist, et sa ei pane teda kinni, et kui ta tahab, siis ta läheb läbi, kui ei lähe vasakule, läheb läbi parema ikka. Aga mis on nagu selle turniiri seekord puhul nagu huvitav, et tihtipeale me MM-il näeme seda, et pärast pikka klubi hooaega mehed on väsinud, seal suured staarid, kes on seal, võitleb seal vigastusega, ei tule välja, ei lööda väravaid. Seekord on nagu põhimõtteliselt kõik suured tegijad on nagu head. Tulid kohale nii-öelda. Tulid nagu vormis kohale, et kas see on nagu see, et see turniir ongi nii palju suuremaks läinud, et alagrupis on nagu lihtsamad mängud või lihtsalt kuidagi suudetakse mängeid kauem vormis hoida, mis sa, Andres, arvad, mis see nagu, miks need nii-öelda ässad nagu on nii head seekorda? Üllatavalt hea turniir on siiani olnud, et mulle meeldib see, et ma ei tea nüüd, kas suured on saanud natukene kergemalt võtta seda, ja tänu sellele on need väravad tulnud, ja see tõsised mängud alles hakkavad,
aga tegelikult on mulle meeldinud just nende nõrkade vastupanu, ütleme niimoodi nagu Saksamaa ja eile Ecuador oli, et mul tuli täitsa sellise Ecuador pooldaja tunne, et näitasid head mängu ja head minekut ja mulle päris meeldis. No Eigo siin ju haipis Ecuadori turniiril ka, et kas see mäng oli siis selles mõttes Ecuadori pilgu läbi midagi sellist, mida sina ootasid ka oma eelvaateid tehes? Mina vist Ecuadori kohta ütlesin, et üks paremad kaitsesats, eks ole, et lasid ühe värava, suur pettus. Aga vaata, kuidas millise isuga nad ründasid, see oli nagu lust oli vaadata, Saksa oli täiesti hädas nendega. Mis on huvitav, et see, et Ecuadori ühtegi head ründat tegelikult pole ju. et see oli ka see Enner Valencia, kes on juba ka pea 100 aastane. Kuidas see survestas vaata kaitseid seal. Eks see jalgpalli mis ta kõige enam võib-olla näidanud on, et selles mõttes, et ühtegi head ründat ei ole, see on vaata, seesama, kes eile lõi esimese värava või see on Puulo või. Ta on ikkagi ju Sunderlandi mees vist, eks ole, et need kõik see on suhteline, eks ole, et mida see näidanud on, siis see jalgpall vist on see talendi maht on läinud ikkagi päris haigeks, et ma arvan, et see, et siin mõnes võttes üllatusi, et see on selline maitse asi, kas üllatusi on olnud palju või üllatusi on olnud vähe. Ma ütleks pigem sellised üllatustulemusi on olnud vähe, et sul arvestades mängude hulka, siis nagu sellised, et sellist nagu Hispaania Rabo Verde 0-0, vaat see oli, et sulle šotka, sellised šokke suure. No Türgi viimaseks jäämine on võib-olla päris suur asi. Jah, aga kokkuvõttes on neid pigem vähe, mis ikkagi näitab, talendi maht maailmas on ikkagi päris haigeks läinud, et sul põhimõtteliselt ükskõik mis satsi sa võtad, sul tegelikult on nagu päris mängumehi on ikkagi seal sees, et okei, et seal võib-olla tugevama, nõrgema vastase, meeskonna vahe ongi see, et ühel on neid staare või nimetajaid mehi on 4-5 ja tipptiimil on 24, siis aga kogu see pott on päris üllatavalt positiivne on olnud, et mina kartsin ka, et see nii suureks selle MM-i ajamine hakkab tähendama, oleks mul küsitud, et alagrupis mitu, ma ei tea, vähemalt 4-0 võitu on, ma oleks päris palju tegelikult ennustanud, et ma oleks arvanud, et ma ei tea, Panamas käiaks üle, kes meil siin, Usbekistan sai ühe, Jordaanias käiakse üle, ma ei tea, Iraadis käiakse üle, et või Cabo Verdest ärme üldse räägi, et mina ikkagi, minu kõhutunne oli ikkagi hoopis teine selle MM-il, et mina arvasin, et Ecuador, see läheb Ecuadorist kaugele, Ecuador, et on tugev ja tummine alahinnatud sats, seda ma arvasin, ma oleks oodanud selliseid koledaid mänge võib-olla märgatult enam, et see seal võib-olla on, et see algas, see Curaçao, eks ole, oli üks selline üüberasi, Katar oli, eks ole, MM-il suht pettumus lõppkokkuvõttes, aga üleüldiselt on üsna ilusad. Tuneesial pettumus, tegid huumorit. Pakkusid midagi rahvale. Jah, sellepärast need Aafrika sats on 10, on vist 10. Seekord on 10, jah. Haige arv, ühest küljest mõtled, nii palju, vaata Euroopastega võrreldes, et võiks ju vähem olla Aafrikas, aga samas on mingi nõiad, mingi peale esimest mängu treener. Vaat, kes nüüd nõidudest räägib? Ei, ma lihtsalt... Sa ei saa nendest mööda vaadata, vaata. Et lihtsalt, ma mõtlen Kalvete sulgustele, et see mäng üldse huvitab ainult see, et nõiad ja selline mängutõrvane kollane asi, vaata. Temal on, mida ma öelda tahan, on see, et need Aafrika satsid on mõnusat värvi ka toonud, et ei ole üldse, et ma ütlen, jalgpalli on liiga palju, see on minu jaoks, see on ainult selline suur mure ja et eks see on see maitse küsimus, et kas selline MM, mis on nii laiali, et kas see on nagu äge või mitte. Tegelikult on täitsa okei. Täitsa okei on, ei ole liiga ühepoolne olnud. Ma ise võib-olla mõtlen, et võib-olla võiks olla mingid meeskonnad või kuidagi ta võiks olla nagu rohkem lokaalne. Et siin, ma ütlen seesama, eilne siis Taani fotograaf, kellel ma juttu jäsin, kes on igal pool käinud, ta ütleb ka, et ta on kõige rohkem, mis ta igatseb. Ta on mingi eluaeg käinud pildistamas. Ta ütles ka, et ta kõige rohkem igatseb seda, et oleks erinevate riikide fännid koos, et oleks sellist MM-i vaibi linnades, et see ei ole ainult siinne asi, eks ole, et sul päev enne, eks ole, ülehomme on Panama Inglismaa mäng, eks ole, see tähendab, et
täna see on vabam päev, et ma arvan, täna hommikul, eks ole, on linna peal polegi ühtegi fänni või mingid inglased, kes esimesed jõuavad, eks ole, teevad shoppamas, siis homme kuskil täna õhtul ja homme hommikul need inglased jõuavad kuskilt kohalikud Panama inimesed ka tõmbavad särgid alles homme hommikul selge, eks ole, et seda suurt jalgpallivaibi. Et siin, et oleks ühes linnas on ju 4 allagrupi inimesed kohal või oleks selline jalgpalli, ma ei tea, et ongi kuigi Brasiilia ja Tšehhi ei mängi, siis Brasiilia ja Tšehhi fännid saavad kokku, löövad tantsu. Et võib-olla sellist suurt festivali meeleolu jääb võib-olla just linnapiltides puudu. Et see on nüüd see asi, mida ma nüüd natuke varastasin teise inimese mõtte ja edastan seda enda mõttena, nagu mulle meeldib teha. Ja ka selle mõttega läks kaasas päris hea mõte, hea tähelepanek. Et see on täitsa huvitav, kuidas ta kasvõi siin hakkab Hispaanias ja Portugas, et ta nii laiali on löödud, et see võib-olla näis, et see on omamad. See oli lihtsalt selline suvaline tähelepanek. Vot ongi, et teed selle MM-i Saksamaal, kõik ikka distantsid on nii lühikesed, et kõik see on nagu rohkem kontsentreeritud, on ju, USA, Mehhiko, Kanada, kõik on nii laiali, et see on päris hea tähelepanek. Linnad on väga suured ka, ikkagi, et seal nagu kaob mass ära nagu. Ja ühes linnas ei ole sul 3 väljakut või midagi, et... No olgem ausad, kui sul neid mänge on... Palju neid mänge 104 kokku. 104, jah. 104 ja sul peab ühel päeval on 8 mängu või mis iganes, et sulle nüüd siin on, et on nii aus. Neid kohti, neid riike, kes suudaks sellist asja korraldada üldse, üksi, need ongi mingi paar suurt jalgpalliriiki, eks ole, ma eeldaks, et Inglismaa, Saksamaa, Prantsusmaa, ma ei tea, kas seal üldse nii suuri väljakuid on. Jah, et sealt edasi, eks ole, juba tulevad mingi totalitaarsed riigid, kes suudaks, et ma ei tea, mingi Rwanda ütleb, me teeme 40 staadionit ehitame, vahet ei ole, eks ole, paneme orjad tööle ja läheb, on ju. Ja siis on ka ainult see variant, et see jalgpalli MM on edaspidi hästi laiali ja see tundubki see laiali minek ongi see järgmine asi. Õnneks Saudid tulevad, teevad ära sellise teistmoodi, ma ütlen, sest päris selliseks... Talvel oli distantsi ei ole ka nii suur jälle. Aga päris seda võib-olla, sest festivali värki jääb natuke, ma arvan, tänu sellele puudu, et ta ei ole enam selline, võib-olla seda ei ole nii suur jalgpallifestival. Nii, siin on tund täis. Eigo, viimane küsimus sulle. Mitu õlut enne mängu Inglismaa fännidega jood, mitu õlut pärast? Ma arvan, et 0 ja 0 või? Pärast ei saa lennukis pead vahekäigus istuma. Ja ei, ma arvan, et plaan on 0 ja esiteks mulle meeldi Inglismaa fännid. Ja ma ei tea, et ega siin enne mängu, konkreetselt enne mängu. Keerutab, jah. Ei, ma ütlen enne mängu, et ma siis seletan, et see on üsna varajane mäng ka, vara kohale, see fänni alal, et sulle näiteks, kui seal inglistega õlu on $17, 17. Seda kuskil kirjutas, jah. Ütleb ise ka ei jookse. Raunet, vaata sina võib-olla vana olijana, su päevarahad võib-olla on nii suured, et sina on rikas inimene saab lubada, eks ole. Sa võid seda $17 ja seal on veel kirjas ka, vaata, $17, siis on kohalik USA õlu, seal on isegi hoiatatakse fänne, et ärge pettuge, kohalik USA õlu on 17, et muidu nad saavad aru, lürbivad seda koorsi või mine, et Budweiser, mil maitset ei ole, hakkavad Saku originaal igatseva, et ma arvan, et 0 ja vaatab peale mängu, et mul peale mängu järgmine päev on kohe lend ka, et üks näis, kuidas see elu ja fiil on, et siis peab tööd ka tegema. Nii. See on alati see raske osa reisidele peab tööd tegema. Kahju kohe sinust. 5 ja 5 oleks pakkunud. Ja Andresele, et kes ja millal lööb Argentiina koondisest peale Messi esimese värava? Alvarez ikka on seal, Julian Alvarez. Väga selge, et siis Alvarez lööb väravaid ja Eigo õlut ei joo. Ei oota, millal ka, kas see juhtub sel MM-il või vaatame siin Argentiina ja vaatame, mis tal on. Või on mingi järgmise aasta MM või see... No ma loodan, et ikka see, et Messi ei jää ainsaks. Et mängus Jordaaniaga nüüd, jah? Jah, et tuleb Alvarez ka, järsku lööb 3. Ma kusjuures mõtlesin ka tema peale, et Kunja asemel, aga ei. Saad ta veel tulla, vaata 0 peale alles, jah? Ma teen selle küsimuse, mida ma küsisin peale esimest ringi, nüüd ma küsin uuesti, et kes on, mis on minu jaoks jalgpalli MM-id hästi
teeme rekordpika saate, mul siin rahulik ja igav. Õhtust valvet tegema hakkama, Ken läheb kohe ära, jah? Pole hullu, kes on teie siis lemmik väikesats? Kes on teie südamed MM-il võitnud, et kelle poolt te nüüdseks olete meeskondadest, kes teil muidu ei arvanud, et on, või muidu ei omanud arvamust? No see Ecuador eile tegelikult jättis nagu sümpaatse mulje, et kui väike koondis ta nüüd on ju, see on ise omaette küsimus on ju, aga nemad olid väga selline, et olid ägedad, mulle nagu meeldis ja Kanada on nagu teine, et ka jälle kui väiksed nad on, jalgpallimaailma mõistes nad on nagu ikkagi väikest traditsioonidega jalgpalliriikiga, samas nad on ka sellised nii-öelda kuidagi nurgelised, et tahavad kangesti ja kuidagi jooksevad palju ja selles mõttes on nagu äge vaadata neid, jah. Andres? Jah, ei oskagi. Aga sul Eigo, kes? Jaapan või? Ta teed ka pullid ikka. Ei, ma ütlesin, et ooperi vist oli Jaapan. Ei, ma ütlen, et mul on see viimane nii hektiline selle mängude tervikvaatamisega olnud, et elad ainult highlightide pealt, siis mul ka ei ole. Mulle Ecuador ka lihtsalt sellepärast meeldis, et mulle meeldisid nende fännid. Et seal sai nii värava kui ka lõpuvile järel sain õllega pihta, mis ülevalt toruselt alla visati. Mulle see nagu meeldib jah, et enam ei vaatagi nagu mingit taktikalist plaan, vaatadki, hakkadki nagu selle underdogile kaasa elama, et come on, et mängitakse päris hästi, et seal isegi mingi Iraagi-sugune sats vahepeal vaatab, wow, et ta suudab mängida, et ta ei karda, et see on tõesti huvitav, tegelikult ei ole sükast ju, et keegi nüüd jääks mingi rämeda trammi alla ja oleks 9 minutit lihtsalt nagu seal selliseid asju olen hakanud jälgima, et nagu natuke rohkem fännina isegi, kui lihtsalt, et vaatad ja kuule, siin on jube ilus taktika. Aga see Tartiki osas, see on ju viimane asi, siis ma lasen saate ära lõpetada. See võib olla natuke pettumus, et satsid on natuke sarnased või mängitakse natuke liiga sarnased, et sellised hästi äärmuslikke asju on vähe. Ja ma mõtlen seda, et mõni meeskond on selline häirivalt Catenaccio, et häirivalt, eks ole, ainult pargivad, et ole 11 kesi või siis, et on meeskond, kes paneb täitsa 7-3 kaitse. 3 hullu, et täitsa selline, et sellised äärmust on vähe, et koduse jalgpall minu meelest on kuidagi, et kui see mängib Lõuna-Ameerika sats, Aasia satsiga, siis mõnes mõttes on natuke, minu meelest võiks olla natuke rohkem erinevad. Minu meelest see jalgpall on läinud nii modernseks ja ülemaailmseks, info jookseb kõigil kätte, et mingid sellised loogikad on kõigil meeskondadel üsna sarnased, et seda, ma sellist nagu hästi eriskummalisi satse tahaks rohkem, kes ongi selline, et ma ei tea, kõik mängud lõpevad 5-4 või et kõik mängud lõpevad 0-0 või et midagi sellist, et nagu häiriks, aga seda võib-olla on ka selline jalgpalli globaliseerumise märk. No, selle koha pealt ütleks, et siin mingi päev vaatasin natuke seda statistikat, et kus nii-öelda mängijad on sündinud ja kus nad pärit on ja siis tuli välja, et sel MM-il mängib 99 mängijat, kes on sündinud Prantsusmaal. 99. Alžeeria. No see kõik Tuneesia, pool Afrikat on tegelikult nagu Prantsusmaal sündinud mehed, samamoodi see Curaçao ju. 26 mängijast 25 sündinud Hollandis on ja, et seal ongi see, et mõni mees pole käinudki seal peale jalgpalli mängimise on ja, et selles mõttes tegelikult see on väga nii-öelda ongi ja kõigepealt ka siuke väga Lääne-Euroopa nägu läheb see jalgpalli, et seal kõik ju maailma parimad tulevad seal klubi jalgpalli mängima. Võtta kasvõi Bosnia selline ka, 17 mängijat on välismaal sündinud on ja, et kõik, kes on seal Saksamaa, kõik on üles otsitud niimoodi, et selles mõttes ma arvan, see on üks põhjus, miks see läheb nagu väga need koondised lähevadki ühte nägu nagu, et kõik see know-how tulebki sealt, ma ei tea, 5-6 riigist umbes ja mängijad tulevad ka varsti kõik sealt 5-6 riigist ja et me peame ka seal vist hakkama rohkem otsima vist oma mehi seal nagu, et kuskil oli Leedu oli teinud selle nagu osakonna või siis, et kes hakkas otsima noori leedukaid nii-öelda mööda ilma taga, et võib-olla peab Eesti koondises, Eesti jalgaliidus sama teha. Kes on Eesti koondise hetkel üks paremat karjääridega mees? See on nüüd Larsen. Kes on meie suurim tulevikulootus? Sofjan Buram. Et ega meilgi ju... Liigume, jah. Et ka meie, et annaks jubal siis. Võiks Eestis jõuda selline õnn, et on ainult välismaal sündinud jalgpallurid. On jah. Kas Eigo läheks siis sinna fännitribüünile enam, jah?
mina alati. Miks mitte? Kuule, aga selge. Kuule, aga ütlege siis nägemist. Ja taega. Nägemist. Delfi jalgpallistuudio lõpuvile annab Olipet.